Tere taas, teadushuviline raketisõber, kes sa järjekordselt oled leidnud oma teie Rakett 69 veebisaadete juurde. Täna vaatame, kuidas leida seesuguse kujundi ümbermõõtu. See kujund koosneb 6 ristkülikust ning me juba teame, et ühe ristküliku ümbermõõt on 23 ühikut. Paneme selle siia ka kirja. Ühe ristküliku ümbermõõt on 23 ühikut. Aga kui palju on 6 ristkülikust koosneva kujundi ümbermõõt? Võistlejatel on kasutada ka nöör. Kuigi võistlejatel nööri otseselt mõõtmiseks tarvis ei ole, võib sellest olla abi, et hinnata erinevaid pikkusi. Sellele ülesandele on võimalik läheneda 2 lihtsal meetodil. Variant 1. Loeme kokku kõik väikeste ristkülikute küljed, mis selles kujundis esinevad ning seejärel lahutame need küljed, mida ei esine välises ümbermõõdus. Vaatame seda meie suurel kujundil. Kõigepealt loeme kokku, mitu pikemat ja mitu lühemat külge on väiksel ristkülikul. 2 pikka ja 2 lühikest. See tähendab, et suurel kujundil, mis koosneb 6 väikesest ristkülikust, on järelikult 6 korda rohkem pikkasid külgesid ja 6 korda rohkem lühemaid külgesid. Ehk kokku on meil 6 korda 2 ehk 12 pikemat külge ning 6 korda 2 ehk 12 lühemat külge. Kui me nüüd aga loeme kokku küljed, mida me ei näe, siis siin on üks pikem külg, mida me ei näe. Ja sellele vastab ka siinpool sama pikk ala, mida me ei näe välises ümbermõõdus. See tähendab, et siit me saame juba võtta maha 2 pikemat külge ning siin on samuti 2 külje pikkus ning kuna see esineb ka siinpool, siis kokku 2 korda 2 ehk 4 külje pikkus, mida me ei näe. See tähendab, et meil on juba 6 pikemat külge, mida me ei saa välisesse ümbermõõtu arvestada. Vaatame seda sama ka lühemate külgede puhul. Siin on üks lühem külg, mida me ei saa arvestada, teine lühem külg, 3. lühem külg, 4. lühem külg, 5. lühem külg ja 6. lühem külg, mis ei esine välises ümbermõõdus. See tähendab, et kokku oli meil algselt 12 pikemat külge ja 12 lühemat külge. Sellest võtame maha aga 6 pikemat ja 6 lühemat külge, mis tähendab, et kogu kujundi ümbermõõt on 6 pikemat ja 6 lühemat külge. Kui palju on aga 6 pikemat ja 6 lühemat külge? Ühe ristküliku ümbermõõt oli 23 ühikut, mis koosnes 2 pikemast ja 2 lühemast küljest. Siit näeme, et suure kujundi ümbermõõt on järelikult 3 korda suurem väiksemast, sest 3 korda 2 on 6. Seega teame, et ka 6 ristkülikust koosneva kujundi ümbermõõt peab olema 3 korda 23 ühikut ehk kokku 69 ühikut. Teine viis, kuidas seda ülesannet mõista, on, kui me muudame seda kujundit neid ristkülikuid ümber nihutades. Siin on oluline saada aru, et kuna see kujund koosneb ainult täisnurga all olevatest nurkadest, siis ei muutu kujundi ümbermõõt, kui me nihutame ristkülikut külgsuunaliselt. Ehk siis selle kujundi ümbermõõt on täpselt sama, mis selle kujundi ümbermõõt ja täpselt sama, mis selle kujundi ümbermõõt. Ja kui me seda sama tehnikat kasutades liigutame nii ülemist kui alumist kihti, jõuame me olukorrani, kus meie kujund näeb välja selline. Ning sellel kujundil on juba üpris lihtne lugeda kokku kõik lühemad ristküliku küljed ja pikemad ristküliku küljed, millest selle kujundi ümbermõõt koosneb. 1, 2, 3, 4, 5 ja 6 lühemat külge ning 1, 2, 3, 4, 5 ja 6 pikemalt ristküliku külge. Ning samamoodi saame sellest järeldada, et kogu kujundi ümbermõõt peab olema 69 ühikut. Ning nägimegi,
et pealtnäha keerulist ülesannet oli võimalik lahendada lihtsalt matemaatiliselt sellele peale vaadates.